Head jõule kõigile, loodetavasti olete oma piparkoogid ära söönud, sest The Aesthetic Project on tagasi siin casting couch'il ja mis me teeme täna? Me täna degusteerime ja hindame ausalt Arctic Spordi uued proteiinijoogid, mis on uued meie turul, jällegi lähevad ilusti meie sinna fitness teemasse sisse. Ning me ütleme põhimõtteliselt, kas on hea asi. Kas tasub poodi minna, ostma neid peale pikku jõulusöömasid? Kui jõululaual laud oli vegan, siis võiks natukene valku saada. Kui ei olnud vegan, siis äkki ei peagi ostma neid. Jah, igatahes vaatad, mis saab ja olge mõnusad. Ma ei tea, miks ma selle posi panin. Aga läheb maitsmiseks siis. Jah, lööme korgi pealt ära. Kõigepealt maasika oma. Jah. Vaatame, mis siin, kas on sees ka mõni maasikas. Nii, proovime. No maasika maitset on tunda, et päris vaarikas ei ole. Et on ikka maasikas. Täitsa okei, isegi esimene lonks on okei, ma võtan teise ka. Jah, ega siin ühega ei saa piirduda. No ma ütlen, see ei ole nagu selline maasikas, mis sa põllult korjad. Jah, see on selline maasikas. Siin on kohe aru saada, et Ott ei ole ka neid põllult korjanud. Et see on selline maasikas, mis sa võtad sügavkülmast ja siis ta kukub sulle külmkapi alla ja siis 2 tundi hiljem saad ära selle, et see on selline maasikas. Aga tegelikult nagu kõige võrreld nagu oli. Ei, siis ma võib-olla panin üle veits praegu, aga ta on okei. Ei jaa, tegelikult võib-olla tolmu veits on seal maasika peal, aga nagu puutud. See pole väga tugev, aga ega ta ei peagi olema, et vahest hakkab selline liiga tugev vastu. Aga kui sa selle ära jood, kas sa siis saad tugevaks? Ei saa. Ei, võib-olla saab küll. See on päris vinge 240 kalorit, et saab ikka tugevaks. Võib paksuks ka saada. Võib lahti saada. Aga palju teeme punktid ka ära 10 palli süsteemis nagu eelmine video, nii et mina annan, ma arvan, et ma annan 7 punkti, et see maasikas küll oli veits külmkapi all 2 tundi ja kogus seal tolmu ja värki, võib-olla mõni kassikarv oli ka peal. Aga muidu täitsa mõnus maasikas nagu. Isegi enam-vähem, Mikko andis 7, ma annan 6 maasikale. Et okei, aga võtame nüüd äkki need. Võtame banaani on ätti järgmise. Banaani ja šokolaadi. Vaatame, kas see banaan on külmkapi peale kukkunud või on otse korjatud värske. Kusjuures see on šokolaad, kui üleks nii. Šokolaad, et ta on üldse pruun näeb välja. Banana. Pehmatage. See on juba teine klass. See on hea šokk. See on teine klass natukene juba. Jaa. Täitsa tublit, no. Ei, ausalt. See on hea. See on hea. See on hea, ausalt. See on hea. See banaan ja šokolaad on siuke suht selline. Huvitav kombo on ausalt. Jah, et sobib kokku ja väga hea ja. Ütleme jah, kui me siin enne maasikat ütleme, kritiseerisime ja panime puid alla, siis siin väga ei saa midagi halba öelda, et tõesti väga, väga hea. Polegi midagi halba, et ta pole nagu liiga magus, liiga tugev, ta on siuke selline, et täitsa okei, et kõik on tasakaalus, et ma mingit kokandusasju ei julge rääkida siin. Jah, ütleme, minu kokandus piirdub siin kana ja riisiga kahjuks, nii et. Kaarajälvestega. jah. Aga jah, nüüd palju sa annad siis 10? Ma panen 8. Ma annan 8, et tõesti väga hea. Maasika ja šokolaad on. Et isegi hinded ju 6, 7, 8, et need on ju ilusti üle keskmise, et täitsa okei asi, aga okei, siis järgmisena räägime sellest, et mis siin sees on toitained, et jah, et kas üldse okei maitse võib küll hea olla, aga jah, kui numbrid on halvad, siis jah, andke mandriks, aga siis ta ei sobi meie siia fitness keskkonda lihtsalt, et siis kohe paneme ukse kinni ja nägemist. Aga olgu. Nii, aga numbrid siis. Numbrid jaa, võtame kõigepealt banaani, siin on 250 kalorit, kusjuures see pakend on 330 milli, ehk siis selline keskmine tuubor. Nagu väike õlu. Väike õlu, jah. Igatahes rasv on siin 2 grammi,
Süskareid on 31 ja valku on 28. Ehk siis jah. Ma ütleks kohe, et 250 kalorit, et see on ikkagi meie siin, me peame 2 tükki ära jooma, et ühesõnaga nüüd ma joon endale sisse 500 kalorit selle käigus. See on sama, et energia mõttes on see sama, et ma sööksin terve šokolaadi praegu ära, et isegi kui siin on valku sees, see on okei, aga ikkagi, et noh, et sisse juua 250 kalorit korraga, see võib olla mõne jaoks, kes on dieedil, see on nagu natuke liiga palju, et ei saa lubada seda endale. Aga see on hoopis teine teema, et kõik inimesed ei ole dieedil. Aga sellel juhul siis oled sa poiss või mina olen. Täna ongi siuke veits poverty päev, et ei saa nii palju head süüa, et pean kõik sisse jooma omale. Aga jah, et kui sa tuled trennist, teed tugeva trenni, siis see 250 kalorit ei ole midagi nii hullu, eriti kui sa ei ole dieedil, et just ongi, ma arvan, see, et nagu muidu väga hea toode, aga just see, et kui sa oled dieedil, siis nagu noh, paratamatult sa pead läbi rohkem mõtlema, mis sa sööd päeva jooksul, et sa ei saa päris nii, et saad oma 500 kalorit nüüd joogist kätte, mis võib-olla ei täida su kõhtu nii palju, kuigi samas sa saaksid selle sama 500 kalorit kuskilt mujalt, mis nagu tegelikult makrod on täpselt sama, mis on sellel vaniilikohupiimal. Aga lihtsalt võib-olla kõhtu ei saa nii palju täis. Ja no ta on mugavam ka, et pärast ei ole nagu... Tegelikult jah, mugavuse poolest on küll see, et ongi lõpetad trenni ära, krabad omale tee peale väikse mõnusa joogikese kaasa, sõidad siin bussiga ja vaatad, mida bussis inimesed teevad. Või mõtled juba jah, umbes järgmist workouti omal ja või jah, et kus järgmine Instagrami pilt teha, et rohkem laike saada. Ja võib-olla üldse mõtled, et ma ei viitsi üldse kunagi trenni. Jah, sest sääred ei kasva. Aga ei, noh, natuke võib-olla on, et võib-olla Artik kunagi teeb mingi light versiooni siia, kus ei ole puhtast piimast ja ei ole nii palju, et on mingi suhkruasendaja. Et aga noh, mida ma ka oskan öelda, et natukene on võib-olla veits selline vinge värk, et siukse noh, mingi joogi kohta, et ütleme, kui see eelmine toode, see valgu kohupiimakreem, mis me review isime, siis kui see oli just mõeldud väga hea nagu dieedil tarbimiseks, siis ütleme see nagu väga seda ei tarbiks teedid, ma arvan. Jah, ei no juhul, kui sa oled suur mees ja sul on okei see kalatud 3000 peal. Ja siis pole midagi, et aga kui sa oled bikini fitnessist, kes katib siin, ma ei kujuta, ma ei julge isegi öelda seda numbrit praegu 1000 peal ja kes teeb 3 kaitseb ka rohkem. ja siis väga vist ei saa kahjuks juua seda. Aga muidu jah, täitsa tore jook, maitse on nagu see banaan ja šokolaad, nagu me ennem ütlesime, on väga hea. Et jah, kõigepealt, või noh, mis kõigepealt, ega siin rohkem tegelikult ei olegi öelda, et numbrite poolest. Ja muud numbrid ka midagi. Et siin on igast numbreid veel, et nendest teistest numbritest me räägime kohe varsti. Võtame siis toote kokku üldiselt igast vaatenurgast, et kõigepealt võib-olla maitse oli okei. Maitse oli hea. Maitse oli hea, eriti banaan ja šokolaad. Makrod olid ka, noh, valku on selles suhtes okei, võib-olla mõne jaoks on natukene liiga selline vinge asi, mis sisse juua omal, aga noh, jällegi. Oleneb, kus sa nagu... See oleneb inimesest, see on nagu individuaalne, et kas sulle sobib see toode, et noh, kindlasti selle toote tugevus on nagu mugavus, et sa lihtsalt ongi noh, väga kompaktne asi, mis kaasa võtta ja peale treeningut. Ja ta on väga kättesaadav ka, et tänu sellele, et A. Le Coq toodab seda, et neil on ju võimalus massi toota ja nad on ka jaekaubandus kättesaadavad. Ja, et ütleme mingi põhikonkurendid, nagu ma seal Fasti või Fitness Fitshopist vaatasin, siis no ütleme võib lugeda selleks Fasti see protein milkshake ja siis smoothie, et ütleme kui hind meil maksis 1,50, et ütleme protein milkshake on Fasti oma, on seal, maksab seal 2 euri ja makrod on praktiliselt samad. Aga vähem on sees, seega noh, see kaal seekord läheb Artiku poole ja samas on jälle seal protein smoothie, millel on süskarid on seal tükk maad vähem, et valk on väga palju, aga samas maksab ligi 3 euri, aga noh, ma ei tea, joogi eest 3 euri maksab ikka väga-väga hea asi olema. Et noh, kokkuvõtvalt lihtsalt tänu majanduslikele põhjustele, et A. Le Coq saab toota sellise hinnaga sellist mahtu, et on kättesaadav ja see on väga suur pluss, et on tegelikult Eesti asi. Aga ja siis
võib-olla ongi, et see ongi nii individuaalne toode, et kui sul on raha ja on mugav kasutada, siis osta seda. No ma soovitaks kõigepealt lihtsalt, et proovige ära ja nagu kui teile maitseb, siis minugi poolest või meie poolest. Ja kui raha ei ole nagu meil, siis sööge kohupiim edasi ja... Et nagu selles mõttes saab väga hästi kohupiimaga hakkama, et aga just, et jah, et jällegi lihtsalt tähtis toode, et ta toob jälle meie sinna turule seda sellist valikut, kuidas olla teadlikum, kuidas süüa rohkem valku, et jah, samamoodi jälle üks tore alternatiiv, mida poelettidelt leida võib, et kokkuvõttes hea toode. Hea toode, nice, hea töö, väga nice, aga igatahes me ütlesime juba häid jõule, nüüd me ütleme veel head aasta lõppu teile, loodetavasti või arvatavasti tuleb meil veel üks video veel välja enne kui äkki tuleb isegi rohkem, äkki tuleb, eks näeb, me hoiame vaata sellise asja veel saladuslikuna, et kes teab, aga igatahes aitäh teile kõigile, et te vaatasite, loodetavasti teile meeldis. Subscribe'ige muidugi, nagu alati. Ja kui teil on ideid, mida me võiksime veel niimoodi arvustada ja sööge meile. Et kuna meie esimene video oli üpris populaarne, siis ilmselt me lükkamegi käima sellise eraldi videote seeria, kus me eesti keeles räägime erinevatest toodetest läbi enda vaatenurga. Et nagu juba ma ütlesin, aitäh teile ja näeme juba järgmises videos. Tšau!